tere kõikidele neitside tähemärgis sündinutele. Neitsid, vaatame, millise info toovad kaardid täna teile oktoobrikuu energiate kohta. Mentaalne hästi palju oleks vaja. Vaatame nüüd, mida kaardid täpsemalt räägib, aga mentaalne tegevus tuli hästi välja. Vaatame nagu alati, vaatame, millised on teie jaoks positiivsed energiad ja vaatame, millised on teie jaoks negatiivsed energiad. Mida kaardid räägivad, mida universum edasi saadab kaartide kaudu. Väga neitsidele omased kaardid, väga omased kaardid. Uue energiat on väga palju sees, mulle tundub niimoodi, et kuskil lähiminevikust juba, võib-olla septembrikuus, võib-olla kuu aega natuke veel varem, võib-olla kuskil seal augustis, kuskil sealt, võib-olla maksimum siis juuli võtame sisse 2-3 kuud maksimum. On alguse saanud mingisugune uus start, uus algus. Kellel on see uus töökoht, uus raha teenimise võimalus, uus elukoht, üldse mingisugune uus tegevus, uus kool, ükskõik midagi uut, millest te hakkate saama nagu kas siis midagi materiaalset, midagi finantsilist, võib-olla ka uus ravi näiteks, midagi siis hakata nagu füüsilist tervist sellest saama, võib-olla lihtsalt mingisugused uued ostud või asjad, midagi uut nagu kajastub juba lähiminevikus. Ma natukene arvan, et see on siiski, hea küll, kellel tõesti ei ole selliseid suuri globaalsemaid muutusi uuega seoses olnud, siis siin on, võib-olla võtsite mingisuguse uue hobi käsile või midagi sellist, aga on mingisugune uue energia väga tugevalt jookseb ja ta jookseb teil sisse ka novembrikuusse. Sest teil on mingisugune initsiatiiv, teil on mingisugune soov, teil on mingisugune väga tugev tahe, on minna kuskile millessegi uude. See võib olla seotud finantsidega, see võib olla seotud millegi materiaalsega, see võib olla seotud raviga. Ja kaardi põhjas ka kaart näitab, et siin on konkreetselt siis tegu mingisuguse etapi üleminekuga olnud, et nagu üks tsükkel on lõppenud ja hakanud nagu uus tsükkel, et on toimunud nagu mingisuguse etapi vahetus. Ja hakkame siis pihta. Ma näen tugevalt, et teil on mingisugune uue energia sees. Midagi te tahate aktiivselt käiku lasta, aktiivselt tegutsema hakata, et kohe nagu tahaks tugevalt midagi uut käiku lasta. See võib olla kas keegi tahab kuskil tõesti mingisugust projekti alustada, tööd alustada, kooli alustada, üldse mingi tegevus, võib-olla maja remonti või mida iganes, et midagi on teil sellist plaanis. Aga see on nagu, see soov tegelikult iseenesest küllaltki nagu, ma ütleks, kõrvetab teid, põletab teid, see ei ole nüüd niisama, et siin on seda hästi tugevalt tunda. Ja te olete valmis minema täislaksuga selle peale. Te olete nõus, näiteks kui tahate tööle minna uut töökohta, siis te olete nõus täiskohaga minema, maksimaalse ajagraafikuga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et niisugune nagu, maksimaalselt olete nõus nagu aktiivsustesse minema. Aga räägin teile nüüd natukene teie positiivsetest ja negatiivsetest energiatest ja negatiivne energia, nagu ma ütlesin, on hästi selline neitsile omane energia. Ja kaardid ütlevad väga tõsiselt, et lõpetage kontroll. On vaja lasta lõdvemaks. Igasugune kontroll.
kontroll teiste üle, kontroll enda üle, kontroll selle üle, et kõik tulemused oleks lõpuks filigraansed. Siin on kõike, sõna kontroll läheb siin väga tugevalt läbi. Ja kusjuures kaardid ütlevad kohe, et soovituskaart ütleb teile väga tugevalt siin, et võtke kergemalt. Kui te olete nii krampis ja tahate minna täis panga peale välja, et ainult selline tulemus ja kõik, siis te nagu lihtsalt pidurdate ja takistate ennast, te ei lase endal edasi minna. Te peate oma mingisugused ohjad, mida te nii kontrollivalt pingsalt käes hoiate, te peate need ohjad laskma lõdvemaks. On vaja natukene sellist, on vaja lõtvust, on vaja tühjust, on vaja nagu natukene sellist, ühesõnaga kergust on ikkagi vaja, kaardid väga tugevalt ütlevad. See on, kontroll on, vaat siin on nagu jookseb välja niimoodi natukene nagu mingi, nagu kuidas ma ütlen, lõpetage see pidev millegi või kellegi nagu parandamine. Pidevalt kedagi või midagi nagu paremaks teha, täiuslikumaks teha, täiuslikkuseni viimine. Kas kedagi inimest kogu aeg, oma kontrolli all kogu aeg õpetate, juhendate, et see inimene saaks olema täiuslik teie jaoks, et ta saaks olema selline teie jaoks filigraanne, lihvitud kivi. Piisab sellest, kui ta on lihvimata, aitab sellest täiesti. Ja tegevustega ka. No te peate viima, perfektsionism on nii tugev siin, et peate viima lõpuni, peate viima selle täiuseni ja kusjuures selle maksimaalse täiuseni, et lõpetage see kõige kontroll, lõpetage kõige kontrollimine. Lõpetage inimeste kontroll, enda kontroll, olukordade kontroll, tegevuste kontroll, ükskõik kus teil on, aga teil on kontroll. Mitte see, et siin veel läheb kuni maksimaalselt, läheb kuni ikkagi selleni välja, et te käite, kontrollite kõike üle ja siis te nagu parandate, teete ja õpetate ja juhendate, kuidas nagu peaks olema. See absoluutselt ei toimi. Teie õpetamine, teie juhendamine, teie kontrollimine, teie konsulteerimine, teie nõuandmine, see on negatiivsel positsioonil septembrikuus. Lubage endal lihtsalt olla. Lubage endale lihtsalt elada. Lihtsalt elada. Kui te tahate nagu midagi teha ja teil on vaja seda teha täpselt kuni selle viimase täiuseni, ühesõnaga te kogu aeg nagu piirate ja takistate ennast. See nagu see kontrollimine, see on mõttetu. Te tegelikult ka ei saavuta sellega lõppkokkuvõttes mitte midagi. See on aja raiskamine, see on mõttetus. Kaardid ütlevad, et kontroll on mõttetus, aja raiskamine, tuulde visatud tegevus. Võib-olla mõni teine kuu ta annab tulemust, võib-olla mõni teine kuu ta on hea, aga oktoobris ärge üldse nähkegi selles suhtes vaeva. Et ei ole siin midagi. Positiivne energia ütleb nüüd hoopis teile niimoodi, et teil oleks vaja tugevalt mõelda. Teil oleks vaja tugevalt mõtiskleda. Ja mida teil on vaja mõelda, mida teil on vaja mõtiskleda? Mida on vaja teile? Kõigepealt, mida on vaja teile, mõelge. Ja siis mõelge, mida on vaja teistele inimestele. Sest positiivsel positsioonil olete teie, aga negatiivsel positsioonil
on teie ja teised inimesed. Eriti inimesed, kes on teist vanemad, nooremad. Targemad, rumalamad. Kõrgemal, madalamal. Mingi hierarhiline asi on. Hierarhiline teema. Ja vot siin oleks vaja nendes situatsioonides, nendes olukordades, nendes vestlustes, nendes tegevustes oleks vaja mõelda sellele, mida vajate teie. Aga mitte seda, mida vajavad nemad. Ja kui te mõtlete sellele, mida vajavad nemad, siis tekibki see kontroll. Te hakkate kontrollima, et nad saaksid selle, mida nemad vajavad. Ja see on väga negatiivne oktoobrikuus. See tuleks teil balanssi viia. Et teie mõtted, teie arusaamad, teie mõistmised on need, mida on teile vaja. Ja alles siis teistele. Ma mõtlen, ma mõtisklen tugevalt järgi. Ükskõik, see võib olla kus iganes, see võib olla tööalaselt, see võib olla suhtes, see võib olla isiklikus elus, see võib olla sõpruses, vestlustes, kontaktides, tegevustes, ükskõik kus. Ühesõnaga, koristada ära kontroll enda või kellegi teise või millegi üle ja võtta sõna otseses mõttes kergemalt. Hea uudis on mul teile see, et midagi on teil, mis on teinud teile päris palju muret. See võib olla seotud väga selle uues algusega, mis teil nagu juba lähiminevikus hakkas. Või siis mingisuguse, või on ta teil nagu, ikkagi nagu hakkas midagi lähiminevikust, kindlasti on siin. Aga mingisuguseid muremõtteid, vot see on teema, mis on teile toonud nagu palju muremõtteid. Muremõtted on olnud sellised, et ega pea on ikkagi pulki täisanud kogu aeg. Mõtlete päeval, mõtlete õhtul. Raskematel juhtudel isegi ärkate öösel ülesse, mõtlete, et midagi on teile nagu väga nagu muret tekitanud, midagi on väga nagu rusunud teid. Ja nüüd on selle koha pealt on mul teile hea uudis. Oktoobrikuus te sellest murest vabanete. Ükskõik kellel, mis ta on, et see võib olla mõnel inimesel väga globaalne mure. Mõnel inimesel võib olla lihtsalt mingi väiksem mure. Võib-olla lihtsalt mingisugune kellaajaga seoses või riietusega seoses, selline olmeline väike mure. Aga natukene nagu selline rahutust pakkuv. Mõnel inimesel on globaalsem juba, võib-olla on suhteteemad, võib-olla on tööteemad, võib-olla on elamisteemad. Ja see on teile teinud peavalu tekitanud. Vot nüüd oktoobrikuus te sellest vabanete. Kuidas te sellest vabanete? Siin nüüd võib olla selline situatsioon, et teil tuleb väga tugevalt mõelda. See on see, kui te mõtlete ja hakkate aru saama, et nii ikka ei lähe, nii ikka ei ole, nii ikka ei saa. See on üks variantidest. Näiteks oletame niimoodi, et teil on olnud nagu tööteema väga aktuaalne. Olete tahtnud juba lähiminevikus, otsisite tööd, tahtsite tööd saada, aga ei leidnud. Võib-olla lihtsalt saatsite kuskile CV-sid siia-sinna, eriti nagu süvenemata, võib-olla eriti nagu
nagu valimatult, võib-olla nagu isegi ütleme, et isegi valimatult, et äkki õnnestub või kuidagi niimoodi, võib-olla kuidagi nagu liiga nagu kergelt või kuidagi nii, siis see on näide. Ja siis nüüd tekib nagu arusaam, nii kergelt ikkagi enam ei saa. Ma pean midagi tõsiselt välja mõtlema selles osas, midagi tõsiselt ette võtma, midagi tõsiselt tegema, parandama, et ma saaksin kuskil selle töökoha. Ja vot sellega seoses see mure lõpeb. See tähendab, et te tulete mingisuguse arusaamise juurde, mingisuguse mõistmise juurde, mis aitab teil selle mure lõpetada. See on osadel teist. Ja osadel on lihtsalt kuidagi see mure kaob, sest see mure võib olla seotud kellegi teise inimesega ka. Siis sellisel juhul, kui ta on seotud teil kellegi inimesega, siis see inimene võib väga vabalt teie elust ära kaduda ja ka sellega kaob mure. Et selline variant on siin ka. Aga kaardid tahavad teil mõtlemist, järelemõtlemist, kui te nüüd mõtlete, et küll on ikka halb, et ma ei saa õhtul üldse magama jääda, ma kogu aeg mõtlen selle peale, ma ärkan hommikul üle, ma mõtlen, et tegelikult need mõtted on teile ääretult vajalikud, sest te jõuate nende mõtetega kuskile. Te jõuate nende mõtetega sinna, et see mõttemure kaob teil ära. Sest tekib arusaam, tekib mõistmine. Et seda on teile vaja. Seda kaardid väga tugevalt ütlevad. Sest kui on mingisugust nagu sellist tühja ja mõttetust, mis on olnud, et ma teen ja ei ole tulemust ja nii edasi, siis siin aitab nagu korralik läbimõtlemine. Et jah, ühesõnaga negatiivne energia on siis kontrollimine ja nii siis enda, teiste kui ka olukordade ja positiivne oleks mõtlemine ja järelemõtlemine. Siin on ka nagu sügavad mõtted. Sügavate mõtlemiste järgi tulevad arusaamised. Aga vabanemine ka sellest. Teate, mida kaardid ütlevad teile? Siin on nagu pikaaegsed plaanid. Teate, kaardid ütlevad teile niimoodi, kuidas te nagu saate oma tulemuste juurde ja oma soovitute nagu soovide ja plaanide ja unistuste täitumiseni. Räägime oktoobrikuust, eks ole. Et kaardid ütlevad niimoodi, et olge teie ise. Lubage endal olla teie ise. Et igasugused, kui te hakkate enda kohta midagi nagu välja mõtlema, juurde mõtlema, igasuguseid väljamõeldised, igasugused legendid, muinasjutud teie enda kohta. Kui te räägite, ilustate ennast, kui te ilustate ennast nii väliselt, füüsiliselt, ehetega, riietega või siis oma loomust, oma kogemusi, oma, ma ei tea, midagi staaži, mida iganes, kui te nagu ilustate ja teete seda, siis need muinasjutud, need ei ole teie kohta, et see kuu. Mitte miski selline nagu need väljamõeldised, nagu need ehted, nagu need muinasjutud, need ei aita teid. Teid aitab see, kui te olete loomulik, oma loomulikus ilus. See, kes te tegelikult olete, reaalselt. See aitab, see viib teid edasi. See aitab ja see viib teid edasi. Väga palju nähakse teid see kuu.
väga palju nähakse, väga palju kuuldakse, väga palju imetletakse teid. Väga palju nagu, siin on nagu palju nagu sellist tunnustust ja kõike. Aga see on nagu au ja kuulsus. Kellel on see kodus, perekonnas, kellel on see tänava peal naabritega seoses, kellel on kollektiivis, kellel tööl, kellel lasteaias, kellel kus iganes, kellel globaalsemas plaanis. See sära kui selline on teil olemas. Pilgud, inimeste pilgud on teie poole. Väga tugevalt. Nii et kui te midagi tõesti tahate, kui te midagi soovite, siis tehke seda naturaalsel moel. Kui lähete vestlusele kuskile, siis olge naturaalne. Selline nagu teie isiksuse nagu puhtus, siirus, avatus. Vot see on nagu, mis teid nagu edasi viib see kuu. Mitte aga kontroll, jäikus, tänitamine, õpetamine, kõik see nagu ei toimi. Kõik see ei toimi. Ma arvan, et ikkagi suure tõenäosusega tuleb teile mingisugune mõistmine, mingisugune arusaamine selles, mis teile muret tekitas, millest te mõtlesite, millest te muretsesite. See on mõistmise kuu teie jaoks. Aga mitte mingi õpetamise, liiderluse, mingisuguse printsipiaalsuse kuu, mingite traditsioonide, kommete nõudmise kuu, see ei ole teie jaoks. Kohe mitte. Ja teil võib olla palju suhtlust, võib olla palju rääkimisi, võib olla palju õpetamisi, aga ärge näidake selles kõiges üles kuidagi nagu seda mingisugust enda kangekaelsust. Kangekaelsus kui selline kangekaelsus maksimumi peale välja minekus, maksimumi kontrollimine, manipulatsioon muide ka, olukordadega manipuleerimine, inimestega manipuleerimine. Et see ka ei ole positiivne, see on negatiivne. Ja manipulatsioon siis selle nimel, et peaasi, et midagi saavutada nagu. Te võite manipuleerida nii endaga kui teistega. Ma ütlesin, endaga manipuleerida ei ole mõtet. Teie ise, teie avatus, teie puhtus, teie siirus, kõik see naturaalsus on see kuu nagu hästi teretulnud. Et manipuleerimine peaasi, et saavutada. Naturaalsust, loomulikkust, pehmust, kergust, vot seda kõike on vaja. Ja mis on veel nagu negatiivne aspekt on siin mingisuguste võib-olla kohustuste üleandmine. Kas keegi annab teile mingisuguseid kohustusi üle või teie annate enda poolt teistele kellelegi mingisuguseid kohustusi üle? See ka ei tööta. See on see, kui te ütlete kellelegi näiteks, et vot sina oled nüüd see, kes otsustab. Sina oled see, kes peab protsessi juhtima. See ei toimi. Ja vastupidi samamoodi. Kuidagi nagu selline koostöö ei toimi. Siin on üksinda ise mõtted ja need viivad kuhugi välja. Aga koostööna nagu ei lähe. Ühesõnaga mitte juhtida ja mitte võtta kontrolli. Ja vastupidi, teistele seda ümber delegeerida ei ole ka hea. Kas siis manipulatsioon teie poolt või teie poole? Siin võib olla selline väljakangutamine, et ma teen nii, nagu mina tahan. Ma teen nii, nagu mulle meeldib. Sa pead ka nii tegema.
või ütlevad teised teile, et peate käituma nende reeglite järgi. Ei manipulatsioonile oktoobrikuus. Mõelda, mõttesse jääda, ma ütlesin, seda tuleb teha väga sügavalt, väga sügavalt, väga tugevalt. Nüüd ikkagi siin enne oktoobrit oli teil midagi, mida te ei võtnud nagu tõsiselt võib-olla. Te ei võtnud tõsiselt, te ei võtnud tõde sellisena, nagu see tegelikkuses on või oli. Ja nüüd oktoobris vaatate tõele näkku. Te vaatate oktoobris kuskil tõele näkku ja nii kui te vaatate tõele näkku, nii kaovad ära teil ka üleelamised. Nii kaovad ära teil ka unetus, kui see on põhjustatud nendest mõtetest. Kaovad ära kannatused, kõik see läheb ära tühjusse. Nad lihtsalt kaovad. Vabanete mingist murest tugevalt. See kuu kohe nagu palub teil palju mõelda, ta palub teil palju mõtiskleda ja tänu sellele hakkate nagu väga palju ikkagi mõistma, nii nagu ma ütlesin teile. Tõesti, tõesti palju. Oktoobrikuu on teie jaoks nagu mingi väga tugev teadvustumine milleski, avanemine teie jaoks, taipamine, tugevalt kuskil avanevad silmad ja tugevalt mõistate midagi. See mure, see kõik, mis see oli, see kaob, ma rääkisin teile sellest juba siin. Kaardid ütlevad niimoodi, et uskuge endasse. Ma ei tea, teie aeg on käes, te olete väga nagu külge tõmbav, te olete väga selline atraktiivne, maailma jaoks olete väga atraktiivne, inimeste jaoks olete väga atraktiivne, kontaktide jaoks, kontakte võib olla siin palju, võib olla palju. Ja kuidagi nagu maailm kisub teie poole. Oktoobrikuus maailm kisub teie poole. Kui teil nüüd olid mingisugused plaanid, siis maailm on tegelikult maksimaalselt avatud selles osas, et te oma plaane saaksite täide viia. Nüüd te olete nagu väga tsentreeritud, aga oma loomulikkuses, nii nagu ma ütlesin, ei ole vaja mingisuguseid lisasid. Te vastate tegelikult, reaalselt, faktiliselt oktoobrikuus. Te vastate loomulikult, sellisest, nagu te olete loomulikult, mingitele tulemustele. Te vastate loomulikuna olles, võt niimoodi, te vastate loomulikuna olles mingisugustele tulemustele, nõudmistele. Te vastate loomulikult juba valmisolekule millekski uueks, võiduks, läbimurdeks, mingisugusteks uuendusteks, selleks, millest teil need muremõtted olid. Aga nagu ütlesin, olge teie ise, olge loomulik, et seda kaardid väga tahavad. Ma ei tea, te ikkagi nagu, te tahate väga aktiivselt minna, te tahate väga aktiivselt liikuda, et kuidagi nagu uude etappi läinud, uude etappi olete sisenenud juba, uude ellu nagu, see oleks täitsa nagu uus elu. Uues kohas või uut moodi või uuendustega või mingi täielik nagu uus elu. Ja te tahate aktiivselt sellest tegutseda, aktiivselt edasi minna. Te tahate nagu teha, olla. Tahate. Ja tahate ka maksimaalseid tulemusi, teadlikkus sellest, aga jõuate te välja kuidagi selleni, et teil tekib mingisugune, vaat siin on nüüd kaks võimalust. Osadel inimestel tekib kahtlus. Tekib kahtlus, kas see on ikka õige tee, mille ma valisin.
kas on ikka õige, aga mis saab, kui juhtub nii, aga mis saab, kui juhtub naa? Kas see valik on õige, kas see töökoht on õige, kas see otsus on õige? Ükskõik mis, tekib teil mingi selline nagu kahe vahel olek, sisemine kahtlus. See on osadel teist. Osadel teist, need, kes on ilusti ära mõelnud oma asjad, kes on vaatanud mingisugustele tõdedele otse näkku ja aru saanud, siis nendele siin tekib alternatiivvariant, teine võimalus. Just nimelt, kes on millessegi kuskile kinni jäänud, toppama jäänud, siis siin tekib teine variant, alternatiivne võimalus, tekib mingisugune lisa. Näiteks te olete kogu aeg mõelnud ühes suunas. Ja nüüd, kui te vaatate sellele tõele näkku, mõtlete, arutate enda peas tõsiselt, siis te leiate mingisuguse alternatiivvariandi, mingi muu variandi. Kui te nüüd seda ei tee, siis teil on lihtsalt niimoodi, et mingisugused peas on teil küll hästi palju aktiivseid mõtteid, tegevusi, et ma teeks seda, läheks sinna, osaleks seal, oleks hästi aktiivne ja nii edasi, tegutseks aina. Ja siis tekib see seisak, siis hakkavad kahtlused. Oi, ei tea, kas see töökoht on ikka minu jaoks õige, ei tea, kas ma ikka sinna lähen, kui ma kandidatuuri võidan. Ja nii edasi, hakkab mingisugune selline kahtlemine pihta. Et jah, siin on seda näha. Aga on palju vestlust, on palju jutuajamisi, on palju kontakte. Kusjuures vestlused, jutuajamised, kontaktid ongi need ka, mis võivad teieni tuua mingisugused varu väljapääsud, mingid alternatiivlahendused, teised võimalused. Et selline osalemine, hästi kommunikatiivne. Hästi palju rääkida, jah, teile võib tunduda vahel, et need jutud on tühjad ja sealt ei tule midagi, et lobisen naabritädiga ja nii edasi, seal kuskil bussipeatuses kellegiga, aga sealt võib midagi välja areneda, midagi, mis annab teile mingisuguse alternatiivi, viib teid välja kuskile. Et seda oleks nagu vaja, et suhtlus kuluks vägagi marjaks ära, jutuajamised, vestlused, võib-olla suures koguses mingisuguseid kohtumisi või vähemalt suuremas koguses kui muidu. Et see oleks kõik kasulik. Ja palju kohtumisi, palju inimesi. Ja siin võib tekkida selline tunnetus, et te teete tühja midagi. Siin võib tekkida mingi tühja tegemise tunnetus. Kuidagi inimesed näevad ka teid sellisena nagu väga sellise, ma ütleks niimoodi, et mitte rõõmsana. Nad näevad teid kuidagi nagu mitte rõõmsana. Siin on selline teema, et kellegi inimesega võivad teil suhted katkeda. Või siis, kui ei katke suhted, siis on selline korralik selline maavärin, ütleme niimoodi. See ei ole nüüd ka mingi väga negatiivses mõttes või midagi, see tegelikult tuleb kasuks, see on mingisugune raputus tuleb. Aga see raputus on selle jaoks teil kuidagi, et teid üles äratada sellest murest. See on millegi jaoks teile vajalik ja siin tuleb see eureka, mõistmine, taipamine. Soovituskaart, nagu ma ütlesin teile, et on vaja võtta kergemalt, lõdvemalt, kontroll lõpetada ja soovitab veel ikkagi on vaja nagu mingisugused kontaktid on siin vajalikud. Aga need on pigem on sellised mitte tõsised kontaktid, et siin negatiivsel poolel ma näen selliseid tõsiseid nagu konsultatiivseid nagu selliseid kontakte, aga siin on sellised kerged, see on pigem selline loba ja jura ja jama ja mida räägitakse, aga sealt midagi võib välja kooruda, sest teil on vaja seda kergust.
Kuu lõpuks teil on vaja võtta mingisugune vastutus. Te seisate väga tugevalt kuu keskel kuskil teelahkmel. Kas see või teine, kas jaa või ei. Ja kaardid ütlevad sõna otseses mõttes, teil on vaja võtta vastutus ja astuda samm. Sest need piirangud, mis need on teie mõtetes, teie peas. Ja nendel on vaja otsa vaadata ja mõista, aru saada, et reaalseid faktilisi piiranguid kui selliseid ei ole. Need on teie peas. Tekib selline tunnetus võib-olla jah, et kõike, mida ma olen teinud või kõik, mis ma olen tegemata jätnud, et kõik on kuidagi nagu mõtete, kõik on tühi. Mul ei ole resultaati, mul ei ole tulemust. Ega nii väga ei olegi tegelikult oktoobris, see ei ole selline kuu. Aga kaardid väga-väga tahavad, et võt sellest, kas ma lähen või ma ei lähe, kas ma teen või ma ei tee, kas ma osalen või ma ei osale, kas nii või naa, kas ikka jah või kas ikka ei. Võt sellest on vaja välja tulla, sest see on kõik teie mõtetes, teie peas. Kuu lõpus tekib selline situatsioon, kus seal pigem on selline tunnetus, kus ei sõltu teist. Te ei saa millegi pärast nagu tegutseda, edasi minna, edasi liikuda, sest te olete sunnitud midagi ootama. Kuidas see võib väljenduda nagu sellisel kergemal variandil, näiteks kui te kandideerite kuskile tööle, jah, teid nähakse ja nii edasi, on tekkinud alternatiivvõimalus, on võib-olla isegi valikuid, kas minna siia või sinna ja võt siin tekib see, kandideerite küll ära, aga võt see tekib see ootemoment, kus te olete nagu seisakus ja te ei saa midagi omalt poolt teha, sest te peate ootama, kuni tuleb nagu väljast poolt see otsus, vastus ja nii edasi. Et kuu lõpus on selline nagu tegevuste piirangu kaart väga tugevalt. Aga ikkagi kaardid ütlevad teile ka, et olge head, palun võtke vastutus endale. See oleks teile väga tõsine samm. Kuskil on vaja võtta vastutus ja astuda sammud. Sellepärast, et see on just see puudud ja kinnine olek. Siin tekib jah kuu lõpus selline seisund, aga see on teile peale sunnitud. See on ümber mõtestamine ja kõik. Ikkagi väga tugev valik on ka. Kaardid on täiesti ühte. Te jääte mingisse valikusse, otsusesse kinni. Mis on vaja midagi ümber mõtestada. Asjale näkku vaadata, ümber mõtestada ja tuleb see eureka, see arusaamine, tuleb võtta vastutus ja astuda sammud. Selline huvitav kuu on. Küllaltki selline mitte globaalne kuu, selles mõttes, et ei ole nagu siin mingisuguseid globaalseid elumuutvaid sündmusi. Küllaltki selline rahulik, omasoodu minev kuu. Ma soovin teile ilusat oktoobrit ja kohtume järgmine kord.